Et tere kõigile ja aitäh kutsumast. Mul on küll ainult pool tundi, et teile midagi, mis mulle on oluline ja mis mu mõttes on teile edasi anda, ma kuidagi proovin. Miks ma siin olen ja isegi võib-olla nagu mõtlesin, et on täitsa hea siia tulla ja teile rääkida, see tuleneb minu taustast. Ma olen töötanud inimestega oma 50 aastat. Ma olen olnud kliinilise psühholoogina ametis psühhiaatri kliinikusse umbes 50 aastat. Töötanud väga keeruliste ja vähem keeruliste patsientidega. Umbes 30 aastat olen ma olnud täiskasvanute koolitaja. Olen koolitanud lapsevanemaid 10 aastaid ja siis täiskasvanud täiendkoolituse vajadusega inimesi pereterapeutideks koolitanud. Nii et, aga muidugi, kui see tänane teema on ikkagi lähtunud madala haridustasemega vähe motiveeritud õppijate koolitamisest, et siis minu õnn ja rõõm on olnud siiski koolitada motiveeritud ja särasilmseid õppijaid. Aga tegelikult süvenedes sellesse teemasse ma näen, et nii mõnedki asjad, mis puudutavad seda laiemat konteksti, kust meie õppijad tulevad, nii need särasilmsed kui need, kes võib-olla mingi välise mõjutuse ajal on pidanud õppima või haridusteed täiendama, et neil on ikkagi ühiseid jooni, mis nende õppimise ja edukuse ja seega siis meie koolitajate elu või töö raskeks teevad. Nii, ja ma kuulasin nüüd teie esitlust ja ma sain aru, et minu viimase 20 aasta õppijad on just selles vahemikus 25–65 umbes, et praegu on meie üks viimane koolitusgrupi inimesi ongi 65 aastane, kes omandab uut eriala lihtsalt. See on see pereterapeudi eriala, mida meie koolitame. Nii. Mis puudutab nüüd erinevusi, minu särasilmsed koolitatavad õppijad ja võib-olla päris suur hulk neid, keda see projekt puudutab, et neil ei ole nii palju särasilmades, siis see on erinev, aga võimetes või selles haridustasemes on ka võib-olla erinevus, aga võimetes iseenesest niisugust erinevust võib-olla ei näegi, sellepärast et üks kummaline nähtus on inimeste arengus, et kui nemad ei ole küpsenud iseseisvaks täiskasvanuks, siis see varjutab nende tegeliku intellektuaalse potentsiaali, et nad ei saa särada kõigi oma tegelike ajus olevate võimetega ja edasi antud pärilike võimetega ja mitte sellisel määral nagu need, kes ei ole küpsenud võrreldes nendega, kes on sellised küpsed ja iseennast väärtustavad ja väga iseseisvad inimesed. Õppija tasand ja koolitaja tasand, ma praegu sellesse nii palju ei süvene, et see on nüüd see nagu, kuidas seda õppijat veel niiviisi paremini aidata õppima ja see puudutab seda projekti ja kõiki neid asju, mida teie ja mina koolitajana teeme, mis me koolitajana peaksime tegema, et see õpetus edasi antakse efektiivselt, et see on meile niisugune tuttav asi, aga ma tahaks, et me vaataks meie õppijaid ja loomulikult iseennast ka tegelikult ikkagi oma perekonna kontekstis, oma perekonna tasandil, oma laiendatud perekonna kontekstis, oma suguvõsa kontekstis, kust me tuleme, miks me oleme just sellised, mis meid selliseks on kujundanud ja mis me selles muuta saame, mis meid on kujundanud selliseks, nagu me oleme, et me saaksime täna tõhusamad olla. Aga sellega tegelevad erinevad spetsialistid. Ma täna tahaks nii palju, kui ma tahaks teile edasi öelda, et ma mõtlen ka ühiskonna tasandil. Ma arvan, niisugused projektid, nagu me täna siia oleme selle projektiga kokku kutsutud, on väga olulised, aga et see laiem vaade muutustele, mis maailmas toimuvad, mis meie ühiskonnas toimuvad, mis õppijate ja koolitajate toimuvad, et need ei peaks olema ainult kitsalt meie ruumis siin, vaid et see peaks olema haaratud
et me viiksime seda vaadet, mis muutuseid teha, viiksime ühiskonna tasandile ja et need muutused realiseeruksid ja toetaksid meid meie töös mitte ainult meie heast tahtest ja meie särasilmadest ja muutus, vaid et see tuleks ka, et meie riik oleks aru saanud meie vajadustest ja meie õppijate vajadustest ja toetaks ka. Võib-olla korraks veel vaatame, mis selleks teha saab lõpus. Kui me nüüd võtame kitsamalt õppija tasandit korraks, siis mõtleme, et no mis siis ikka, et hea õppimine ja sellest palju räägitakse, see sõltub. Me peame olema oma esmased vajadused rahuldanud, välja puhanud, kõhu täis söönud, ennast turgutanud, puhanud, et sellest nagu peaks piisama. See on juba iseenesest kõva sõna, kui me mõtleme neile asjadele, mis puudutavad meie füüsilist ja esmatasandi emotsionaalset heaolu, tervislik toitumine, liikumine ja nii edasi. Aga et kahjuks elu ei ole nii lihtne, et me sellega ennast saaksime juba igati tõhusalt toetada tublisti õppima. Ja ega see koolitajast ka palju ei sõltu, kuidas inimesed seda teevad, see sõltub ikka jälle sellest kontekstist, kus nad tulevad. Vaatame, mis siit tuleb. Et ei piisa, tahtsingi öelda, jah. Et mida me vajame veel igapäevaselt, et olla tõhusad. No ma ei isegi saa öelda, et see oleks kuidagi õppimise spetsiifiline, see on töö spetsiifiline. Me oma töös ka saame olla piisavalt tõhusad, oma potentsiaali ära kasutada, kui meil on turvaline, kui meil on ühendus teiste inimestega, kui me kogeme tunnustust ja suudame iseennast tunnustada ja väärtustada ja kui meil on võimalus ennast teostada. Vaatame mõnda tasandit siit. Aga kes nüüd on ammune koolitaja, te teate, et see on vana hea Maslow, kellest ma räägin, ma ei hakanud seda püramiidi siia tooma. Aga et see kõnetab mind alati, kui ma töötan inimestega, et ma vaatan ja aitan neil vaadata, missuguse tasandi vajadused on neil rahuldamata, kui nad on hädas, millega iganes, oma õppimisega, oma tööga, oma suhetega, kollektiivis, peres. Et siis me vaatame, et mis seal takistused on. Ja kindlasti sel juhul, kui turvalisuse vajadus ei ole rahuldatud, tunneme ennast halvasti. Kuidas see siis perekonnaga on seotud või miks me peame seda laiemat konteksti vaatama ja miks ma tahan lõpuks selleni jõuda, et meie õppijad vajavad rohkem toestust nende oma peresüsteemis, on siis see, et meie õppijad tulevad. Ma mõtlesin veel seda, et ma hakkan nüüd, mina hakkan rääkima teiega, sest mina näen iga õppija selja taga nende vanemaid. Aga ma unustasin teile öelda, et ma kutsun teid üles vaatama oma õppijaid ka niiviisi, et nad ei ole kuidagi isoleeritud, et nende selja taga seisavad nende vanemad ja nende vanemate selja taga nende vanemad ja nii edasi, et see kõik on see kontekst, see laiem ring, see keskkond, kust nad pärinevad ja mis mõjutab neid väga palju. Et see on nii keeruline on inimesega suhestuda, kui ma ei mõtle tema selja taha tema vanemaid. Ja ma saan aru, et koolitajana ma väga palju ei saa sellest teada. Aga ma tahan täna teile rääkida selle tõttu, sellepärast neist vajaduste tasandistest ja sellega, kuidas need vajadused siis saavad rahuldatud pere kontekstis, sellepärast, et te võib-olla võtaksite kaasa selle mõtte, vaadata, kuidas see teie konteksti mahutub, vaadata neid oma õpilasi, oma koolitatavaid selliselt, et nende selja taga on nende vanemad. Ja ma räägin sellepärast nüüd sellest ka siin, sellest turvalisuse vajaduse rahuldamisest. Selle tõttu, et kui meie
õppija, meie õpilane koolitunnis või koolitusgrupis tuleb kontekstist, kus tema vanemad ei saa endaga hakkama, oma eluga hästi hakkama, väga erinevad põhjused. Siin ma olen lihtsalt loetanud psüühika ja kehalisi häireid, sõltuvused. Vanemad ei saa oma suhetega hakkama, nad ülitsevad valjuhäälselt, nad võivad olla teineteisele ohtlikud ja vägivaldsed, siis see tuleb tegelikult sinna selle õpilasega kaasa. See ei ole võimalik, et nad ei ole sellest mõjutatud. Ma kahjuks ei jõua täna selle poole tunni jooksul rääkida, ma ei tea, eriti ühtegi näidet, aga see on minu igapäevatöö, kuidas ma kohtan neid inimesi, kes on hätta jäänud õppega täiskasvanute gümnaasiumis, kutsekoolis, kõrgasutuses, kes on jäänud hätta oma doktoriõppes. Et seal ei ole vahet, kus tasandil ta parasjagu õpib. Ta on hädas, sest ta ei saa, tal on ebakindlus, tal on hirm, tal on abitus, tal on ärevus ja nii edasi. Ja sellepärast, et see kõik, mis toimub tema väga lähedaste ja kallite inimestega, on talle raske koorem. Ta ei saa keskenduda. Ta mõtleb, et ta mälu on häiritud, ta käib arste mööda otsides, et mis tema mäluga on lahti. Ta ei saa materjale lugeda, sellepärast, et ta ei suuda paigal püsida, ta mõtted hajuvad. Ja siis, kui me hakkame vaikselt vaatama, et mis siis lahti on, siis selgub see sama, mida ma siia kirja panin hästi lühidalt. Et ta peab mõtlema oma emale. Ta peab mõtlema oma emale ja muretsema tema pärast ja helistama ja kontrollima, kas tal on kõik hästi. Või vastupidi, helistab ema talle ja räägib talle, mismoodi isa temaga jälle käitus ja kas ta ei võiks natuke aidata teda või lihtsalt ära kuulata. Ta ei ole iseendaga. Tal on väga emotsionaalselt väga raske. Nii, vaatame edasi. Kuuluvuse vajadus olla ühenduses teiste inimestega, see sotsiaalse seotuse vajadus. Ja kui see on rahuldamata, jällega, ma toon Boltis, olen toonud välja ärevuse. Ärev inimene õpib halvasti. Ärev inimene omandab halvasti. Ärev inimene keskendub halvasti, ta ei saa hakkama sellega, mida ta väga-väga tahab teha. Üksildus, ebakindlus ja nii edasi. Emotsionaalne side oma päritoluperega on katkenud. Ja seda on väga raske tuvastada, et seda ei ole, sest seda pole võib-olla kunagi olnud niisugusele määral, et ma tõesti saaksin oma kõige olulisematele lähedastele. Ja ma ei mõtle siin napsi praegu, ma mõtlen, ma töötan ikkagi kogu aeg, olen töötanud täiskasvanutega. Et need samad täiskasvanud, 20-sed, 30-sed, 50-sed, see sama 65-ne meie õpilane. Neil ikkagi on see väga tugev vajadus olla toetatud emotsionaalselt oma vanemate, oma suguvõsa, laiema suguvõsa poolt. Ja kui seda ei ole, kui seda võimalust ei ole, jagada lihtsalt oma muret, oma rõõmu ka ei ole võimalik jagada, sest meil lihtsalt ei ole kombeks midagi rääkida päriselt endast. Meil ei ole kombeks, me räägime sellest, kes toob, mida viib, millal ma sulle selle annan, kas sa seda juba ostsid ja kus sa veel käisid, aga seda, mis päriselt mu hinges toimub, seda ei ole võimalik rääkida, see tähendab, et meie emotsionaalne side on katkenud ja ma olen üsna üksi sellega. Ma üritan siis toetuda sõpradele või leida teisi inimesi, ütleme, ma ei tea, sõprusega on ka väga keeruline, kui minu emotsionaalne side on minu päritoluperega katkenud. Või otsin ka tuge koolitajalt, õpetajalt, kelleltki veel. Aga ma olen nii selles süsteemis, kus emotsionaalset sidet ei ole osatud luua, ma olen seal üksi, ma olen harjunud üksi saama, ma ei oska, ma ei ole õppinud abi küsima ja ma ei saa seda mitte kuidagi teha. Ma ei saa ka abi vastu võtta, kui mulle seda pakutakse, sest see ajab mind nii ärevaks, see on nii võõras mulle. Ärevus tuleb igast sellest tasandist, mis ma siin praegu räägin. Väga palju ärevus segab tegema seda, mis inimesele loomulik oleks teha.
ja loomulik on üks keeruline asi see, aga me koolitajad mõtleme ka iseendale selles mõttes, et kas meie ka oskame end avada, kuidas meil on see turvaline seljatagune, aga meie õppijad, kes raskustes on neil, kui nad on selle taustaga, et neil ei ole emotsionaalset toetust, niisugust sidet oma päritolufrega, et neil on see väga keeruline teistega ühenduses olla. Nad ei saa ausalt rääkida oma õpetajaga, koolitajaga, kes võib-olla tahab päriselt ja siiralt aidata. Ta on hirmul, tal on ebamugav, ta ei oska, ta ei tea, kuidas seda teha. Nii et kui te kohtate niisuguseid õppijaid, siis ei ole kõik ainult sellest, et te ei oska või ma ei saa öelda endale, et see on ainult sellest, et mina ei osanud selle inimesega kuidagi hakkama saada, vaid tal on nii palju probleeme, et ma ei saagi alati selle vähese ajaga osata. Nii. Ja muidugi see on Maslow 4. tasandi vajadus saada tunnustust, vajadus ennast väärtustada, endast lugu pidada ja kogeda seda väljast poolt ka. Ja siis see, kuidas ma ütlen, enamus väga suur mass meie õppijaid. Ma näen seda ka nende väga tublide ja motiveeritud minu pereteraapia õppijatega on ikkagi see, et neil ei ole piisavalt usku endasse. Nad ei ole saanud, neil ei ole üldse see vundament on lapsepõlves panemata jäänud, nii et me ei saa nagu kogu seda vundamenti nüüd kiiresti korda siis, kui meil see õppija tulnud meie kooliklassi või koolitusgruppi, et me võiksime vaadata, et kuidas seda vundamenti siis laiemalt nüüd toestada seda, millised augud sinna on jäetud nende lapsepõlves, nende noorukeas, nii tegemata töö vanemate poolt, kui loomulikult ka koolisüsteem on oma panu saanud. Ma ei jõua seda nüüd rohkem avada, aga selle sama ebakindluse, alaväärsusega, segaduse, nõutuse, ärevusega tulevad inimesed ka, kui me võime küll öelda, et neil oli suhteliselt nagu toetav ja tunnustav vanemate komplekt ja peresüsteem, et nad on saanud traumaatilise kahjustuse kuskil lasteaias, kui lasteaiatädi ütles midagi, mis kõlas väga halvustavana, kui kooliõpetaja kutsus klassi ette, ütles, et see on sul kõige õudsem töö, mis ma üldse oma elus olen näinud, et ta kannab seda ja seal taustal on muidugi see, et see laps ei ole saanud minna ka oma vanematele seda rääkima, et vanematelt tuge ja lohutust saada. Need kõik need teemad siin peredes ju põimuvad ja meie õppijas siis nad põimuvad, et neid ei saagi ükshaaval väga lahti võtta, see natuke kunstlik oma nii võtan. Aga me saame vaadata tõesti natuke nende õppijate konteksti, kes meil hädas on ja keda meil on raske julgustada, abistada, sest nad on elanud pideva kriitika ja halvustamise, alavääristamise õhkkonnas ja te võite öelda, et aga ta ei ela ju ammu oma vanematega, milles küsimus. Aga see on väga huvitav, kuidas nad elavad oma sisemiste kriitikutega. Nad elavad oma sisemiste kriitikutega, kes siiamaani ja need räägivad ema häälega või isa häälega või vanaema häälega või ühe, ma ei tea, matemaatika õpetaja häälega, et sa oled loll. Sa ei oska kunagi mitte midagi. Jälle sa tegid valesti. Muidugi sa seda ei oska, ma aitan sind, ma teen sinu eest, tule teeme nüüd selle asja ära. Need on niisugused sõnumid, millega meie õpilased koos elavad. Nad ei oska seda öelda, et neil elab see peas, see on jälle ka niisugune süvenemine ja teraapiatööd saada teada. Ja siis ma aitan seda inimest natukene suhestuda, seda täiskasvanud, toredat, andekat, vaimselt võimekat inimest suhestuda selle kriitikuga ja saata ta minema. Ja vahest on vaja kõnelused pidada emaga, isaga, aga piisab, kui me selle sisemise töö teeme, aga see on süsteemne, see on kaasas neil ja see segab neid nii palju tegemas seda, mida teie oskate hästi teha. See teeb neid ebakindlaks, see teeb neid abituks. Nad on nagu rohkem või vähem halvatud. Teistpidi tulevad vähese tunnustuse ja vähese
madala enesehinnanguga inimesed ka väga ülehoolitsevast ja kontrollivast ja nõudlikust keskkonnast. Et see on nüüd 18-aastane, eks mul viimane üks kena noormees on töös, kus selle tõttu, et tema isa ei ole tema elus kunagi olnud, on tema ema ja tema kasuisa või ema, mees, kellega ema koos elab, on tohutult püüdlikud, hoolitsevad kõigi tema vajaduste rahuldamise eest. Ja see on päädinud sellega, et ta ei ole jõudnud enam edasi täiskasvanute gümnaasiumist, ta langes välja tavagümnaasiumist, et ta ei usu endasse. Sest kõik see, kui teda aidatakse liiga palju, kui me aitame noort inimest liiga palju, kui me ei usu, et ta saab hakkama. See puudutab ka väga täiskasvanud inimesi, et kui me pakume abi seal, kus meil ei küsita, kus meid ei taheta, kus me näeme, et on vaja abi ja me läheme aitama, aga me pole tellitud, siis me anname sellele inimesele sõnumi, et kuule, ega sina ikka ei piisa. Ja neid sõnumeid on see noormees, keda ma praegu mõtlen, kelle perega ma töötan, on saanud nii palju, et ta on muutunud väga ebakindlaks ja väga puudub igasugune usk endasse. Ta ei taha midagi enam, ta ei tahagi midagi enam, sest tal ei ole väärtust. Ja kuidas ma koolitan kedagi, kes tunneb sisimas, et ei ole väärtust, aga tema vanemad ütlevad, sa oled ju nii edukas, sa õppisid ju nii hästi juba veel 9. klassini. Kuidas sa ei lähe siis nüüd, kuidas sa ei saa, kuidas sa ei lähe ülikooli, ja see on niisugune surve ja samas sisemine niisugune väga suur ebakindlus, et meil on raske seda koolitada. Vaata, mis sealt veel tuleb, aeg saab läbi. Nii. Ja ega ma muud ei tahagi öelda, kui te niiviisi natukene mõtleksite, et kõik ei sõltu minust koolitajast, et seal on palju asju, millega veel võiks seda koolitajat toetada ja see süsteem on meie riigis ikkagi nii-öelda tugisüsteem või ma ei tea, sotsiaalne süsteem on ju arenenud. Et praegu juba on järjest rohkem neid spetsialiste, kelle juurde võiks neid õppijaid, kellest teie näete, et tal on probleemid, võiks neid saata. Aga see ei ole lihtne. See ei ole lihtne, kui te lihtsalt ütlete, et kuule mine, ma ei tea, psühholoogi juurde või pereterapeudi juurde. Siin on vaja nüüd, kus koolitaja natukene päriselt mõtleb, et kuule, kes sinu selja taga siis on. Ja võib-olla võtab selle aja, ma ei tea, arenguvestluseks või nõustajatunnikeseks ja kuulab, et mis raskused tal on, loob natuke ühendust selle noore inimesega ja julgustab teda siis kõigepealt võib-olla ise natukene enda eest rohkem seisma või enda eest rohkem hoolitsema, aga aitab tal näha ka, kuidas see ei ole võimalik ilma selleta, et ta ei suhestuks oma vanematega ja ei sooviks neilt ühte ja teist. Julia ilmselt nüüd täna teile ka mõned vahendid annab, kas koolitajale või õppijale edasi andmiseks, et need on kõik väga väärtuslikud. Aga et mina mõtlen, et pisim, mis te saate teha, on luua suhet selle noore või mitte väga noore inimesega, ka selle 60-aastasega, 65, 56, 55, nii mõnusad küpsed õppijad tegelikult, aga neil on oma sisemised ebakindlused ja oma sisemised ärevused, mille tõttu on neid vaja julgustada oma nende sisemiste kriitikute ja hülgavate vanematega tegelema. Nii et see, mis ma praegu oskan soovitada, ongi see, et soovitage leida pereterapeut. Neid on tegelikult väga keeruline koolitada ja see võtab pikka aega, aga meil neid juba on ja nad kindlasti aitavad. Kindlasti väga palju aitavad ka kõik muude teraapia suundade spetsialistid ja lihtsalt ka psühholoogiharidusega inimesed, et midagi inimene ikkagi enda jaoks teeb, et avastada seda, mis on tema kätes ja mis on jäänud kogemata või mitte kogemata, aga teadmatusest vanemate kätte, nende vastutusest, nende loovusest, nende kindlusest, et sellega hakkama saada. Ja see on nüüd nii põgus, et ma usun, et see võib-olla ei kõnetanudki praegu, sest nii vähe oli võimalik näiteid tuua. Aga ma soovitan seda sama
koolitust, mis on tõesti aitab inimestega töötavaid spetsialiste nagu paremini selles, et nad näevad oma teie kontekstis nüüd oma õppijaid, neid, keda te koolitatavaid, nagu nii, et nad ei ole üksi ja isoleeritud, vaid nende selja taga on nende laiem kontekst ja peresüsteem. Et siin on veel üks, et selle kohta infot saab sealt. Need koolitused on Tallinnas ja Tartus, võib kutsuda ka mujale kusagile. Tallinnas on veel üks kool, pereteraapia kool, kes seda koolitust korraldab. Need on samaväärsed koolitused, see annab niisuguse, see on 80 tundi auditoorset tööd aitab tõesti siis selgelt neid õppijaid näha nende kontekstis ja mõelda ka enda peale. Sest meie koolitajana ka oleme oma rõhuasetuste ja kiiksudega, miski tuleb meil paremini välja, miski mitte. Ja selle juured, mis meil hästi või mitte hästi välja tuleb, lähevad ka tegelikult meie oma peresüsteemi. Ja kui me ka seda vaatame terase pilguga ja teeme oma muutusi, et siis me saame juba rohkem edasi aidata ka õppijaid. Siia ma ei kirjutanud midagi. Mõtlesin, et kui on aega, siis mõtleme koos. Aga ma ise mõtlen niiviisi, et kui iga üks meist natuke räägib sellest, lubab endale mõelda, et võib nii olla, harib ennast selles suunas, et jah, see võib nii olla, et kõik ei sõltu neist kõige suurepärasematest õppemeetoditest ja õpetamise meetoditest, mis ma olen omandanud ja minust, vaid et meil on vaja natuke laiemat konteksti ja seda laiemat vundamenti toestada. Et kui me sellest mõtleme, kui me sellest üksteisega räägime, kui me sellest räägime, kus vähegi saab avalikult, et siis jõuab see rohkem riigi tasandile ja riigi kokku ja mingid muutused hakkavad toimuma. Ja et rahastus muutuks ka, õnneks ongi praegu see, et ei ole head ilma alata, kui viit on toonud ka teemaks ikka vaimse tervise ja inimese heaolu rohkem. Et see trend on praegu ja katsume seda siis toetada. Mina tulin ka siia selleks, et seda trendi toetada, et meie riigis asjad muutuks selles suunas, et me vaatame, toetame inimesi oma suhete teemadega tegelemisel ja neist jagu saamisel. Et tõesti see raha, mida me paneme õpetamisse, et see läheks kohe täitsa asja ette, et nad saakski õppida, et need tuli mulle just enne, kui ma siia tulin, üks uus uuring, kutsuti uuringule, et kuidas ärevus mõjutab tajumist ja mälu ja midagi muud, et absoluutselt uuringuid võib teha, aga see on päev selge, et see loomulikult mõjutab. Ja kõik, kui meil need vajadused on rahuldamata, mida me peresiseselt võiksime rahuldada, et siis me ei ole nii ärevad ja siis me õpime palju paremini. Et kuidas mitte ainult panna raha sellesse, kuidas seda ärevat inimest veel paremini õpetada. Võiksime panna raha ka sinna, kuidas lihtsalt see õppija ja me ise ka võiksime vähem ärevad olla selle tõttu, et meil ei ole hea olla. Aitäh!